pool pätsi leiba. Need pätsid olid tol ajal mitte nagu praegu seal mingid väiksed, aga üle kilo. Leib, seda jätkus kuskil nädalaks või umbes nii. Ja nii isa ükskord siis ütleb, Jaan, et sa oled nii sööma kõvasti hakanud. Kuidas kõvasti? Sa oled rääkinud seda juttu. Suitsuliha, et see nii väheneb ja ma ütlen, ei, no mees tuli, tahtis padruneid ja et süüa ka tahtis. Sa tundsid teda, üks mees, kes käis, oli seal naaber või nii poolemiste. Seda ma tundsin ja nii, aga tõesti ma igat meest ei tundnudki nii. Isa ütles nii, andsid padruneid. Nüüd on selline lugu, et kõik need padrunid, mis on siin toas ja keldris, viit ära, käidab metsa sinna, oli üks kaevik, kus ma tegin nagu katusse peale niimoodi ja panin siis sinna. Ja kes tuligi siis padruneid, ma ütlen jah, kodus ei ole, viisin, näitasin, et ma nägin, siin on ja võta siit. No ja, et süüa annad, see on teine asi ja niimoodi ja. Oota Jaan, aga kui noor sa olid siis? Kui noor ma olin siis, see siis 44 sügisel. Koolipoiss. Aga kuule, isa oli sinu peale pahane. Aga kuule, sellepärast saidki sule sappa. Aastane 9. No sellepärast saidki sule sappa. Isa oli teadlikud või vihan sinu peale. No jah. Saidki sellest sule sappa, tei vere. Niimoodi. Isa jah ütles jah, et süüa ja aga padrunel siita. Ja õnneks see oli, hästi läks see asi toime, et onu oli ju metsavend. Ja ta algul varjaski meie juures saad. Tema kodukoht oli Põlva, süvahava see saad, Põlva poole ikka. Ja niimoodi ja siis meie poolt ja õhtul, mitte õhtul, pime sügisel tuli, koputati keldri uksele. Aga muidugi uks oli alati kinni pandud, sest maja põles ära, sakslased olid sees ja venelased nagu tulid. Nad tulid Petseri poolt saalt